tere jälle 2+ kuud hiljem. Alustan tänast episoodi väikse teadaandega, enne kui mitte-subscriberid ja muidu kiibitsejad minema hiilivad. Nimelt sai millalgi tänase ja eelmise episoodi vahel täis 100 subscriberit, mille üle mul on ülimalt hea meel, kuid see tähendab, et ainult kolmandik teist vaatajatest on tegelikult suubinud. Niisiis teeks selle tähistamiseks ja motivatsiooni tõstmiseks väikse loosi. Ja loosi auhinnaks ei ole ei miski muu kui eelmises videos tutvustatud käigukangi nupp. Võtsin karbist ühe suvalise ja ei ole siia sisse veel isegi vaadanud, nii et vaatame järgi, milline loosi läheb. Võitja saab endale ka kleepsu, seadekruvi ning nupp ise paistab olevat must perforeeritud nahaga. Selline tükk, nagu näidatud sai, on kaheosaline, seadekruviga käib see võlli külge ja nupp ise keermega otsa, väga edev. Nii et kui sa tahad, et see nupp saaks sinu omaks, siis sa pead veidi tööd tegema, nagu ka mina pidin selle nupu jaoks veidi tööd tegema. Ja selleks on vaja sul täita 4 ülesannet, millest esimene on subscribe sellele kanalile, number 2, like sellele videole, number 3, kirjuta selle sama video kommentaaridesse, anna nuppu, see on väga oluline, sellepärast et selle alusel ma ostan loosilisti ning 4, pane follow minu Insta kontole, milleks on All Things Said ja see on jällegi väga oluline, sest tänasest hetkest 10 päeva pärast tõmban ma võitja ja avaldan selle enda Instagrami kontol. Nii et kõik selge, väga hea, asume video kallale. Teeme siis nii, nagu juba tavaks on saanud, lähme kõigepealt auto juurde, teeme väikse tiiru, vaatame, mis kaamera välisel ajal siin paari kuu jooksul toimunud on. Auto ees ei ole muutunud kuigivõrd palju, kõigest kapott on minema lennanud, tahapoole liigume, siis siin on ju ka seis palju komplektsem. Nüüd on juba logarid, tuled ja stange ka küljes. Samuti sai pagassi vaipu veidi kohandatud nagu pidi ja on seegi koos ja kõik täiesti komplektne. Eelmise video lõpus jäid tagasillas veel mõningad asjad poolikuks, need on nüüdseks lahendatud. Ronin siia alla ja näitan lähemalt, eks nüüd on siin kõik 100% komplektne. Uute painetega Stabika varras käis uuesti pritsis ja värvis, see on nüüd küljes ning samuti on poolteljed küljes. Siin vahetasin ära mõlema poole sisemised CV jointid. Esialgu vaatasin, et ei olegi normaalseid varuesi saada, et peab kõik odavamad hiinakad panema, aga siis tegin veidi cross-reference'it ja mõõtud järgi selgus, et uuemad esimesed seeriad kasutavad täpselt sama asja. Tundus, et sobib. Nii et nüüd, kui tagaosa on ilusti kompliit ja selle peale rohkem mõtlema ei pea, siis on viimane aeg minna tagasi mootori ruumi või mootori alla ja mootori peale ja mootori ette ja teen ühe väga julge lubaduse ja ütlen, et selle video lõpuks läheb see mootor viimast korda sisse, nii et saaks hakata päriselt agregaate külge panema. See ei tähenda, et ta võib-olla tulevikus välja ei tule, aga see tähendab, et kui ta nüüd läheb sisse selle video lõpus, siis ta jääb nii kaua, kuni saab käivitada. Ja selleks esimene asi, mis ma siin vahepeal ära tegin, on roolilatt. Eelmine kord rääkisin, et kui ma latil rooli otsi eemaldama hakkasin, siis ühe poole kumm oli ääreni õli täis. Ma nüüd täpselt ei mäleta, kumb pool see oli, aga suure tõenäosusega oli see kõrvalistuja pool. Miks see tavaliselt on kõrvalistuja pool, selgub, kui vaadata suvalist latiskeemi, siis on näha, et siin on lõtkude tekkimine ja kulumine palju suurem kui teo poole peal. Ütlesin ka siis veel eelmine kord, et plaanin võtta Intergarsist vahetusteenuse lati, aga ma jõudsin tegelikult üsna ruttu järeldusel, et ma seda teha ei taha. Ja miks ma seda ei tahtnud teha, oli sellel põhjusel, et kirjelduses seisis kirjas nii, et vahetuslatt sobib E30, 36, 46 ja nii edasi, mida ta teoreetiliselt ka sobib, lihtsalt augu vahe on neil kõigil sama. Küll aga on need latid tegelikult kõik erinevad ja mille poolest Z3 roolilatt erineb teistest lattidest on see, et tema lock to lock ehk siis kui vasakult paremale rooli keerata äärmusest äärmusesse on ainult 2,7 pööret. Samal ajal kui teistel lattidel on see 3 ja 3+ või isegi mõnel peaaegu 4 pööret. Ehk siis ma ei tahtnud seda olukorda, et ma annan selle lati kuhugi ära ja ma saan mingisuguse roima, mis ei ole võib-olla isegi Z3 oma. Niisiis oleks olnud teine lahendus siin Eestis otsida keegi ratitegija, neid on üpris palju, roolilatt.ee ja latid.ee ja nii edasi. 300 euriga võetakse neid ette ja tehakse ära ja ma maksakski hea meelega kellelegi 300 euri, kui ma teaksin, et see latt ongi rabal ja ma sellega ise tegeleda ei tahaks, et kui lõtkud oleksid sees ja otsad oleksid võllil mõlemalt poolt roostes ja nii edasi, aga minul ta auto all mitte mingisuguseid anomaaliaid ei teinud ja roolis hästi ja kõik oli justkui tipp-topp, siis lihtsalt sellepärast, et mul natukene oli õline, ei tõusnud mul käsi, et 300 euri maksta. Nii et vaatasin natuke YouTube'i, nagu teiegi praegu, ja üsna ruttu sain aru, et tegelikult roolilatt on üsna lihtsa ehitusega, et siin ei ole sees väga palju
komponente, siin on mõned tihendid, mõned kolvirõngad ja puksid ja ongi praktiliselt kõik. Ehk siis siin on tigu, mis keerab rooli latti, siit surutakse õli ühele poole või teisele poole, mis jõuab siis kolvile. Kolv on meil siin, pöörates surutakse kolv ühele poole või teisele poole ning siis kahel pool otsas on puksid ja simmerid ja aja jooksul siis need simmerid annavad järgi ja üldiselt siis nagu enne ütlesin vasaku poole peal, sest siit käib see võlli ots pikalt kummi sisse välja ja kui kumm on nüüd katki, siis iga kord, kui rooli pöörad, siis tuuakse järjest niiskust ja mustust läbi simmeri sinna sisse ning see lõpuks tapab selle simmeri ära. Ja ma panen siia väikse klipi ka, milline see ots mul oli. Nii et ma võtsin selle lati lahti, võtsin ta treipinki kinni ja tegin talle väikse poleeringu, sebisin uued simmerid. Simmeritega on ka natukene keerulisem kui lihtsalt kuskilt laagri ja tihendikeskuses, sest esiteks need peavad taluma survet ja teiseks nad ei ole tihti mingid standardmõõdus ega tollmõõdus, vaid nad on lihtsalt mingid komadega mõõdud, aga on olemas selline hea koht nagu ATG Components Leedus, kes mõõtude järgi kõiki neid osi müüb. Nii et kui kellelgi on ka võib-olla huvi mingi siukse asjaga ise tulevikus tegeleda, siis sealt saab juppe. Nii siis laksisin kõik kokku tagasi, värvisin tsingitud korpuse osa mustaks, sest see tsink juba oksudeerus, panin uued kummid, panin uued miele rooli otsad ning vahetasin ära teo alumise tugilaagri, mis ragises, kuigi seda ilmselt sõidu ajal kuidagi tunda ei oleks, sest on kõigest tugilaager. Nii et nüüd ta selline on ja ootab auto alla minemist. Nii et tahaks loota, et see latt on nüüd hea ja saab hakata mõtlema järgmiste asjade peale, milleks on see hunnik pudinaid siin laua peal. Ilmselt seletamist ei vaja, et tegemist on summuti osadega või siis ütleme, et veel kollektori jätkuosadega. Nimelt kevadel, kui kollektori episoodi sai tehtud, siis tegelikult kollektorid sai valmis tehtud ainult kuni kuuse lõpuni, sealt kus nad 4 ühte lähevad. Aga nüüd, kui ma tahan, et mootor lõplikult haiste vahele jääb, siis ma pean need kollektorid tegema nii kaugele, kuni tulevad mul summuti viibändid, sest kollektoreid ma ei saa auto alt pärast enam kätte, nii et ma pean kuni jätkukohani kõik valmis tegema. Nii et selleks pidin ma hunniku asju hankima, mis on siin laual. Esiteks on mul siin F-Miki sportkatid ja samuti F-Miki flexid, mõned 2,5 tollised painded, siis nagu juba räägitud sai, on veebändid, siis on veel kollektorite puuskedele panemata mul vedrud. Tegelikult neid nagu otseselt vaja ei ole, sest asi sai seal väga tihe, aga moe pärast paneme ikka, siis on nagu päris. Ning siis on siin mu enda tehtud hapnikuanduri pesad ja miks ma tegin need ise, jälle mitte ei ostnud poest, sest mitte keegi Eestis ei müü sadultüüpi pesasid ja Austraaliast tellimise postikulu oleks olnud jaburalt kallis ja miks ma just tahtsin neid sadultüüpi, ma tegin siin ühe proovi keevitamise. Kuna roostevaba keevitamine on üldse paras siuke nikerdamine, siis mida lähedasemad sul on kahe materjali paksused, seda lihtsam on keevitada. Ehk kui mul ei oleks siin seda nii-öelda sadula osa ja mul on siin paks materjal ja siin 1 millimeetrise seinaga toru, mul on väga keeruline seda kuumust ühtlaselt jaotada, et keevis tekitada. Nüüd aga kui mul on siuke sadul või tald siin, siis nii see serv kui toru ise on mõlemad mill või 1,5, mis iganes nad on. Igatahes nad on sarnase paksusega ja mul on hea lihtne keevitada. Tegingi väiksema toru peal siin katse ära, see on 2-tolline toru. Keevise muidugi kvaliteeti ei maksa vaadata. Aga miks ma selle katse tegin, oli see, et kuna torupaine on eks siis selline, aga tald on mul siuke sirge ja treida ma ei saa teda sellise kaarekujuga, siis lahendus oligi selline, et ma punktisin kahelt poolt nii-öelda nagu toruharja pealt ära ja järjest painutasin ja punktisin teda kinni. Midagi väga keerulist ei olnud, kui 2-tollise toru peal sain selle tehtud, siis ma arvan, et saan ka 2,5 peal ilusti selle sinna peale painutatud. See on nüüd siis ka põhjus, miks ma ei ole selle projektiga saanud edasi liikuda, sest ma ootasin kõiki neid juppe siin. Katid olid backorderiga ja kõiki muid pudinaid ajasin ka kokku ja mõtlesin, mis ma teen. Esialgu ei olnud plaanis üldse kogu asja 2,5 tollist teha, et võib-olla tuleb liiga rambli, sest oli plaanis teha nii, et kuuse otsa läheb otse katt 2,5 tollina, et oleks võimalikult hea flow ning pärast katti oleks teinud reduceriga mingisuguse 2 tolli või 2/1/4 peale. Aga kui need mul kohale jõudsid ja ma nägin, kui suured need on, siis ma sain kohe aru, et mul ei jää mitte midagi muud üle, kui paigaldada need hoopis käigukasti taha kardaani alla. Nii et kui mul need nüüd juba olemas ja ma pean need nii kaugele keset autot paigaldama, siis põhimõtteliselt ongi mul juba kogu süsteem 2,5 tollina. Aga nüüd on nii, loodame, et ei ole väga crazy hääl. Autol ruumipuudust on nendega korralikult, aga kuna nüüd on kõik jupid olemas, siis enam ümber midagi planeerima ei hakka või tagasi ei hakka saatma. Ja nüüd ei olegi mitte midagi muud, kui saab lõpuks võtta uuesti mootori välja ja hakata neid kollektorid lõpetama ja samal ajal ka kohe mõtlema heat shield imise peale.
niisiis mootor tuli vahelt välja ja tõstuki peale. Nii nagu ütlesin, enne ma ei saa jäädavalt üldse mootorit raami vahele istutada, kui mul ei ole kollektorid lõpetatud. See siis tähendab seda, et kuni esimeste veebändideni oli vaja mul kollektorid ära lõpetada. Kõigepealt panin paika lähteülesande, milleks oli siis see, torud peavad olema piisavalt kõrgel, et nad auto raamist ei ulatuks välja poole ning teisalt ei saa nad olla aga ka nii kõrgel, et nad ei mahuks ära tunnelisse. Alustasin kõigepealt kõrvalistuja poolega, sest sellega oli asi lihtsam. Kuna auto oli varem ridamootoriga, siis summuti jooksiski tal siin ja siin on põhi kõrgem, nii et siin on mul väga palju ruumi. Nii et võtsin sihiks selle, et kohe kust 4.1 lõppes, tahtsin võimalikult sirgelt saada tahapoole jooksma, võttes siis arvesse selle, et kastikandurist on vaja kuidagi mööda tulla ja selleks tasub mööda tulla kõige kõrgema koha pealt, milleks on siis need 2 kolmnurka siin, kust on ka näha, et need on offsetiga, ehk siis vasak bänk on palju lähemal tsentrile kui parem. Seda siis selle tõttu, et siinpool on auto põhi madalam, siinpool on auto põhi kõrgemal. Nii et sellega oli suhteliselt lihtne. Kõigepealt reisin ühe koonuse ja pressisin need varem keevitatud 4.1 ilusti otsast ümaraks ja 2,5 tolli peale ja siis 2 tükiga suutsin ära lahendada, kuni sain sirget toru jooksma ning siis ei olnud midagi muud, kui panna sukk vahele ja panna veebänd vahele. Sukk siis selleks, et kuna see osa siin kõik on nüüd jäik, aga summuti tuleb leevendite peale, siis oli vaja kuidagi siia see pehme lüli tekitada. Nüüd aga teisel pool oli asi tunduvalt keerulisem. Miks siis juhi pool keerulisem, sest siinpool ei ole auto disainitud summutit omama, mis tähendab, et siin on mul kere väga lähedal kastile ja mootorile ning siis ma saingi kohe aru, et kuna ma ei suuda neid sarnaselt teha, võib-olla peaaegu sarnaselt, siis pigem tegin ta täiesti erinevalt, sest 2 sarnast asja, mis ei ole päris samasugused, näevad väga off välja, aga 2 erinevat asja, siis tundub nagu taotluslik. Ehk siis kuna siinpool oleks mul olnud liiga kitsas koht suka jaoks, nagu teisel pool, kus ruumi palju, siis otsustasin siin kohe sukaga alustada ning veebändi panna kõige võimalikumasse ruumikamasse kohta. Selleks tegin mõned paikatid, sest ma ei suutnud mitte kuidagi seda välja mõelda, kuidas voolava kontuuriga teha, aga ma arvan, et mingid 10-kraadised paikatid siin mõnes kohas ei tee flow'le mitte midagi. Minu jaoks oli oluline lihtsalt, et alt vaadates või pealt vaadates torud kasti lõpus lõpeksid paralleelselt. Ehk siis kui siit vaadata, ta teeb omad mingid jõnksud ja tagant jõuab ta paralleelseks nagu teine pool. Et jah, see toru istub küll nüüd keskemal pool kui see, aga see ongi kere eripära ja minu arust see on väga fine. Et nüüd edasi kardaani all ma keeran siia nendega lähemale ja umbes selle koha peale tuleb siis 2 katipütti, mida ma varem näitasin. Siis keevitasin kõik lõpuni kinni ära, välja arvatud need pärast veebändi tükid, sest seda ma saan veel korrigeerida ja muuta hiljem auto all, sest need käivad ära, et mu summutit hakkan millalgi tegema, et siis lõpetan need keevised ja jätkan siitpoolt torudega. Siis panin ette külge need varem treitud hapnikanduri pesad ning kõige lõpuks ka vedrud. See tundus jube lihtne ülesanne olevat, et võtan lihtsalt ja keevitan need hukid siia külge, aga kuna tegemist on roostevabaga ja magnet ju ei võta, nii et klämpida oli neid siia suhteliselt võimatu, ei saanud ka ju pitskruviga kinni hoida, sest muidu pole kuskilt keevitada, ent lõpuks tulin päris hea nipi peale, et keevitasin torule kõigepealt lihtsalt täpi püsti ja siis sain ühe käega kõrva sinna täpi külge keevitada. Päris hea nipp, kui kellelgi kunagi mingi sarnane probleem on. Tegin autol ka proovi ära, panen siia klipi vahele, et ilusti on clearance'id ja asjad on olemas ning pigem sai päris hea ja sirge. Et mille järgi saab aru, et jõulud hakkavad lähenema, kui tekivad vürdikirjaga imelikud mänguasjad. Nüüd on siis veel lahendamata üks asi. Nimelt ma ütlesin, et kollektorid peavad olema jäigalt. Ka hetkel, kui ma nüüd siit liigutan, siis ta nii meeletut jäik ei ole ja selle ma tahan ära lahendada, sest ma ei taha, et ainult silindripoldid hakkaksid kogu seda meetri pikkust osa kandma. Nii et ma tahan enne sukka kuidagi kasti külge tagumise otsa ära siduda, sest tehtud on nad siiski suhteliselt õhukese seinaga torust ja kuumusega hakkavad asjad mängima ja ma kardan, et ühel hetkel lihtsalt mõni keevisest annab järgi. Nii et tegin jälle treipingis igasuguseid vidinaid. Võtsin 10 lati, tegin M8 otsa ja keevitasin niisugused paksemad seivid sinna. Mõte on nüüd siis selline, et keevitan kuhugi summuti toru külge selle puksi, vähenan seda latti veits, paneme a la selle puksi siia. Siis ma saan panna selle lati sinna sisse ja teha painded ja näiteks selle poldi alla, näitan tegelikult teisel pool, tegin siia siukse puksi, ehk siis painutan selle kuidagi sinna külge ja saangi ära siduda. Et efektiivsemat lahendust ma hetkel ei näinud, kõik muud versioonid oleks läinud väga hulluks Kronsteiniks. Ja kui see on tehtud, siis peab hakkama heat shieldimise peale mõtlema. Selleks tõin TPHP-st natukene laineplekki. On mitu kriitilist kohta, kes on nendest rollikardaan. Siit
täpselt torude keskelt läbi jookseb, kui varem mäletate. Ma proovin talle sinna mingisuguse tunneli teha, sest seal on kummileevendi, see võiks nagu vastu ka pidada. Ja teine murekoht on starter, et ma arvan, et ma teen sinna taha lihtsalt sellise müüri, kinnitan siia flantsi külgeda, jätan alt lahti ja jätan eest lahti, et siis tuul pääseb eest sisse ja alt välja, kui sealt radika poolt midagi tulema peaks. Aga et otsest kiirgust ei oleks sinna starteri korpuse suunas. Ja samuti ka kere poole peal pean natukene lisama neid plekke. Siin on seda originaali veel näha. Nüüd ma teen siia ühe tüki juurde, umbes nii pika, sellega on lihtne. No õnneks teisel pool torud on kõvasti kaugemal raamist, nii et selle poole pärast ma väga ei põe isegi, aga teen siia samasuguse pleki ja kuhugi siiani välja. Ning juba tegin ka kütusetorud lühemaks, mis varem tulid siia umbes selle koha peale, sest mootor oli pisike, need tulid tuust mootori kõrvale. Nüüd on need mul ette, nii et ma lõikasin sealt ja saangi jätkata sealt kummivoolikuga juba otse mootori peale. Eelmises videos natuke valetasin ka endale ja teile, et enam keredetaile midagi ei osta, aga no näed, nii on. Eks Inglismaalt tuli üks pakk ja siin sees peaks olema üks hea originaal lisavarustus. Ma kohe näitan, mis see on ka. See on nüüd mudeli peal täpselt see tükk. Ma ei hakka prantsuse keelt hääldama, aga kutsume seda lihtsalt siis katusekatteks. Nii et ma arvan, et esimese lumepäeva puhul olekski viisakas katus üle aasta maha lasta ja proovida, kuidas see asi seal peal istub. Oh yeah, jälle Roadster. Ehk siis jah, kui katus on maas, siis näeb ta selline viimistlemata välja. Ja huvitaval kombel see kate nüüd, mis siia peale käib, on lisavarustus ja ei olnudki nagu kõikidel autodel komplektis kaasas. Mina loodan sellega nüüd lisaks esteetilisele poolele, ma loodan sellega tuulemüra vähendada, sest minul neid rollhuupe ei ole, kuhu vahele saaks vinddeflektori panna. Ja ma loodan, et kui ma selle asja saan veidi siledamaks, siis võtab seda tuulemüra ära, sest kindlasti ma ei taha neid huupe siia tagantjärgi paigaldada ja peatugede vahele käivad vinddeflektorid on ka siuksed naljakad asjad. Oh jah, küljes, paras hukerdamine. Kindlasti iga piimatripi jaoks teda külge ei pane. Mõlemal pool otsas on üks trukk ja siin taga on üks trukk ning see asi on ise suht jäik, nii et seda peale vajutada ja samal ajal neid trukke kinni vajutada on päris keeruline. Nii et kui äkitselt hakkab vihma sadama, siis enam ei ole seda, et paned käe üle pea ja tõmbad ühe käega katuse 2 sekundiga peale. Nii et pigem on see selline, kui tead, lähed pikale sõidule, et siis paned peale ja nii. Aga ma arvan, et nüüd see kogu see silekontuur, mis tekkis, võtab kindlasti tuulemüra maha ja no välja näeb ikka tunduvalt parem, täpselt nagu mudelil oli. Ta viimistleb ilusti ära, jätab mulje nagu katus oleks lihtsalt ülihästi kokku pakitud. Vinge, tagasi tööd tegema. 1 week later. Ja natuke tööd on tõesti siin nädala aja jooksul tehtud, ainult et kaamerat pole kordagi kätte võtnud. Viimane asi, mida näitasin, et tuleb teha, on summuti tagumised kandurid, leegitoru kandurid, mis lähevad sinna külge. Need ma tegin ära, teisel pool on küljes ka, ehk siis ühe poldiga tagant kasti küljes ja siis latiga ja alt mutriga. Seob piisavalt ära küll, väike flex on sees, aga ma arvan, et lisakandurina on tal väärtust küll. Ja siis asusin heat shieldi kallale. Kõigepealt vaatasin, mida olemasoleva plekiga teha tuleb. See kõik on originaal ja sobis mul täpselt. Nüüd oli vaja lihtsalt tekitada siia pikem tükk, sest kuna leegitorud on siin natukene eespool. Nii et tegin siukse jätkutüki, see oli tunnike nokitsemist ja siis üritasin kopeerida ja teha ühes tükis juhipoolse. Natuke painutamist, käed disaini ja selline ta sai, umbes 3 tundi tööd. Ja siis liikusin edasi ka starteri heat shieldimise juurde. Avastasin, et sellise pleki originaalis saab isegi tegelikult täielikult osta, aga Leedus oli X-taalises olemas, maksis 50 € ja tundus jube suur ja kolakas. Ja ma arvan, et ilma ümber tegemata ei oleks ma seda kuidagi enda leegitorude taha ära mahutanud, sest nagu nendelt teistelt klippidelt näha on, siis ruumipuudus on päris tõsine. Üritasin teha nii hästi kui sain, panin siit mõne needi, et talle natuke kontuuri ja struktuuri anda, aga lõpuks pidin ikkagi haamriga nurga mõlki lööma, sest nagu ütlesin, ruumi on suht vähe. Nüüd ma mõtlen välja, mis ma selle teise poolega teen, kust roolikardaan jookseb. Siia ma ehitan ilmselt mingisuguse tunneli talle lihtsalt ning kui see on tehtud, siis ootab mind ees kõige ebameeldivam osa, milleks on väljalaske tikkpoltide eemaldamine, sest nagu näha, ühe ma olen kogemata kunagi pooleks lõiganud ja need tihendipinnad, mis siit alt paistavad, tahavad üle lihvimist. Nii et selleks on mul siin kasti täis ilusti eraldi pakendatud tikkpolte, mis klippkondadele kindlasti meeldivad. Nii et tagasi tööle.
ja kõigest 3 tunniga kõik 16 tükki käes. Kõik, kes tikkpolte või murdunud polte eemaldanud on, teavad ilmselt, milliseks peavaluks see kujuneda võib, aga siin nad õnneks väga hullult kinni ei olnudki. Muidugi läksid käiku kõik tavapärased vahendid nagu jätkumutrid ja poldi lahtivõtja ja kuuma andmine ja pealelöömine ja suured torutangid, aga lõpuks nad kõik tulid. Et miks ma siis tahtsin nad ära võtta, nagu ma enne ütlesin, ma tahan need tihendipinnad vähe paremaks teha ja nüüd ei ole, kui tikkpolte ei ole ees, siis on mul hea neid lihvida. Siit on nüüd hästi näha ka, et 30 aastaga on kuuma-külma tsüklid paraja töö teinud, ümberringi on kõvasti sisse oksudeerunud. Õnneks sportide vahetusläheduses on enam-vähem. Hea ongi see praegu üle käia, sest ma ei taha paari aasta pärast kuulda mingit sisinat, et ma pean selle pärast mootori nüüd maha võtma uuesti, et mõni silindritest lekib. Võib-olla mainisin kunagi päris alguses ka, et see plokk on oma eelmises elus olnud turbotatud ja miks ma seda tean, on see, et kahel pool mootorit on sellised õlitustutsid ehk siis turbo tagasivoolu kanalid. Need tuleb mul nüüd kinni panna. Selleks ei pea ma õnneks mitte midagi muud tegema, kui ostsin Hydroskandis pimeda ja keeran siia pimeda ette. Ja on siinpool asi lahendatud. Tundub, et stutsi enda all on ilusti vaskseib olemas ja keermeliimi ka ja teiselt poolt avast sisse vaadates paistab isegi silikonikeerme vahel. Ehk siis võiks arvata, et see mul tulevikus lekkima ei hakka. Küll aga teisel pool pidin ma stutsi ära võtma ja seda juba eelmine aasta. Seda sellepärast, et minu uus mootori käpp ei sobinud koos stutsiga siia külge. Et see käpp käib siia nii et andsin poistele kätte ja lasin neil ava sisse freesida. Nüüd on nii, et saan panna selle stutsi siia koos pimekorgiga ette, ilusti õlikindlaks ta teha ja käpa panna külge tagasi ja sellisel juhul, kui mul peaks mingil hetkel ikkagi ta lekkima hakkama või on vaja isegi seda kasutada, siis jällegi ei osutu see mootor maha ülesandeks. Ja et õigel ajal meelde tuli, et mootor tahab massi ka. Juba vanasti tsikleid ehitades oli tavaline praktika, et tegid ratta valmis ja kõik olid ilusti värvitud pinnad ja vaatad, et käima ei lähe või ratas puterdab, et mis teema on ja pärast avastad, et mootor ei saa massi. Ühesõnaga leidsin veel enda originaal massikaabli ülesse, asetas ta varem ka paremal pool mootorit. Mõtlesin, et kõige mõistlikum oleks ta panna siia samma käpa külge, liifisin kahelt poolt värvi maha ja nüüd pean veel mõtlema, kuhu ma teise otsa panen kere külge, sellepärast et varem kinnitus ta stabika kanduri külge, seal oli eraldi tikkpolt välja toodud, aga nüüd, kuna ma stabika kandurit tegin lühemaks ja kärpisin neid, siis see tikkpolt sealt lendas minema, ehk siis pean midagi uut välja mõtlema. Kui siin juba läks jutt freesimise peale, siis üks pisike asi veel või siis pigem 2 asja korraga. Rääkisin mõni hetk tagasi, et roolikardaan tahab mul ka heat shieldimist saada, mitte et see kardaan ise alumiiniumist olles kuuma kannataks. Küll aga on kardaani all otsas selline kuivo, mis on kummist, meenutab samasugust tükki nagu kardaani kuivo ja see ilmselt hästi kuuma ei talu. Hakkasin teda muidugi lähemalt vaatama ja selgus, et väga turvaline see tükk enam ei ole ja siis tegin kiire Google'i ja et see kuibo ei peaks üldse kummist olema. Tavaline praktika on, et võetakse hokilitter, pannakse see asemele, diameeter enam-vähem õige ja on kõvemast materjalist. Küll aga ei lahenda see mul seda probleemi, et see kuuma ei kannata, sest ma arvan, et hokilitter samamoodi läheb sulama mingi punkti juures ja siis ma nägin, et müüakse ka tegelikult alumiiniumist asendusi ja siis ma hakkasin mõtlema, et see on tegelikult ju päris hea upgrade iseenesest, sest rool oli suhteliselt sült käe vahel ja ma arvan, et kuna see pehme kumm on nagu ta on, siis sealt see sült rooli tunnetus tuli ka. Niisiis, kui see asendada metalliga, siis ei ole vaja mul siia mingit heat shield'i teha, sest seda oleks mul väga keeruline kuhugi kinnitada ka. Mul aga aega tellimiseks ju ei ole, sest lubasin, et selle osa lõpuks on see asi siin jäädavalt seal. Niisiis tegin kiirelt mudeli ja päev hiljem oli mul ilus tükk laual. Täpne koopia väikse erinevusega, et alumiiniumtükil on nüüd M10 keermed sees, originaaltükk kinnitus neetidega, mis ma pidin läbi lõikama ja neid ma enam kasutada ei saa. Puurisin lihtsalt 9 neediavad 10 peale üle mõlema poole küljes, siin ja nüüd panen ta poltidega kokku tagasi. Nii et see lahendab mul 2 probleemi, ma ei pea panema sinna heat shield'i ja saan roolimise ka täpsemaks. Sain nüüd tihendipinnad lihvitud ja uued tikud sisse keeratud. Peegeldusega on päris keeruline aru saada, aga sealt, kust läigib, sealt on kõik hea ja ilus ja sealt, kus on tumedam, seal on sügavamad kraavid lihtsalt, mis on ajas oksudeerunud, aga üldmuljes on väga okei. Nüüd need õli tagasivoolud, millega ma arvasin, et läheb jube lihtsasti, ei läinud üldse nii lihtsasti. Selle poolega oli isegi täpselt nii, nagu arvasin. Panin uue vaskseibi ja keemilise metalli ja keerasin selle kinni. Nüüd aga, kui teist poolt tegema hakkasin,
siis korki peale keerates läks tuts järsku vabaks. Mõtlesin, et keerasin plokil keerme maha, aga õnneks see nii ei olnud, vaid selgus, et hoopis tutsil endal taga on leevendus ja plokk on õhukese seinaga. Kui ma keerasin ta veits kinni poole ja seal oli ainult õhuke seib, siis ta lihtsalt keeras keermega läbi ja ennast välja. Nii et selle jaoks treisin alumiiniumist hoopis 5 mm seibi, nii palju, et kuni keermeni oleks kaetud ja siis siiapoole keemilise metalli ja samamoodi kinni. Siis lahendasin ära veel massi, otsustasin hoopis nii teha, et panin massikaabli pool raami külge. All oli juba keere olemas, nii et pidin ainult värvi minema laskma ja pikkus ka sobis. Varem ta kinnitus otse kere külge, aga kuna mul käib mootor välja koos poolraamiga, siis on palju lihtsam niimoodi teha. Ja veel seda enam, et värvijad olid raami kinnituspunktid jätnud värvimata, nii et lihvisin lihtsalt kere poolt ka need vastused haljaks, et oleks hea ühendus. Ja nüüd võibki kollektorid päriselt külge panna. Ja siis on veel 3 asja, mis tahaks ära teha enne kui mootori vahele tõstan. Või no 2, sest ühe ma tegin siin mõni aeg tagasi ära juba. Nimelt agregaadirihm oli mul liiga pikk. Pinguti käis vastu rollivõimupumpa ja aru ma ei saanud, miks see on, sellepärast, et mul oli tellitud niigi juba lühem rihm, ehk siis on 2 erineva pikkusega rihma. Erinevus tuleb sellest, kui veepumba ratta diameeter on erinev ja ma ei saanud aasta aega praktiliselt aru, et miks see nii on, et kõik ju peaks õige olema, et mis valesti on, kuni ühel päeval kõndisin autost mööda ja siis hakkasin mõtlema, et kuna külge sai ju M60 ehk siis varasema generatsiooni Vantveli otsaseib, siis äkki see seib on väiksema diameetriga ja kataloogis selgus, et M60 rihm ongi 2 sentimeetrit lühem. Sain selle asja lahendatud. Nüüd teine asi ei sega tegelikult üldse mootori vahele tõstmist, aga ma tahan ta ära teha enne kui meelest läheb. Nimelt klapikambrikaane tihendite poolkuude vahel ei ole hermeetikut. See tuleb kindlasti panna, sest need on lekke koht. Ning viimaseks tagant käigukasti juurest. Kui siit vaadata, on näha, et mustus on niiske ehk siis kuskilt midagi higistab ja tundub, et higistab vaheti simmer. Jah, leemendab. Ja 1 eurone fiks või siis minu jaoks 2 eurone, sest olin Interisse kogemata pannud ostukorvi 2 tükki. Ja kui need asjad tehtud saab, siis tõstamegi vahele. Kastisimmer vahetatud ja kollektorid tagasi küljes. Viimast korda peate neid õudusi nägema enne, kui nad jäädavalt auto alla peitu lähevad. Nüüd on ka roolikardaan küljes ja on selgelt näha, kuidas see kummikuibo siin eriti soojale vastu ilmselt poleks pidanud. Klapikambrikaanet samuti maas. Kile järgi võib eeldada, et nad ilmselt siia niipea tagasi ei lähe. Seda nüüd sellepärast, et sain veidi targemaks karteri tuulutuse ja klapikambrikaane tuulutuse osas, nii et neid on vaja natukene ringi teha, aga sellest kõigest räägin lähemalt järgmises episoodis. Nüüd aga viskab mootori vahele ja hakkab asju otsast kokku kruvima. Tahaks öelda, et eelmine klipp oli paar tundi tagasi ja olekski olnud paar tundi tagasi, kui poleks ette tulnud 2 probleemi. Nimelt üks oli mu lootus, et ma ei pea siduritorustikuga ja voolikuga midagi tegema, aga kuna toru jookseb otse alla ja vooliku ühendub sealt otse vertikaalsuunas, siis jooksis ta mul otse kollektorisse, siit hästi näha ei ole. Nii et sinna tegin põlve vahele vasest 135 kraadise ja sain vooliku üles tagasi keerata. Nii et nüüd ta kuskilt vastu ei käi ja see päris hea. Ja teine suurem probleem, mille peale mul terve päev eile läks põhiliselt, oli see, et ma ei saanud aru, miks ei sobi roolikardaan külge. Proovin ja aru ei saa, mis teistmoodi on. Kevadel sai katsetatud ja kõik oli ju ideaalne. Ja lõppes asi sellega, et tõmbasin mootori välja ja lõikasin ühe runneri laiali ja tegin ta suurema kaarega. Õnneks mul sealpool ruumi oli, et suuremaks ta teha. Ja pärast, kui nüüd eile öösel uuesti vahele tõstsin, siis lõpuks koitis, et mul ei olnud mootor patjade peal poolraami küljes õiges asendis. Patjade keeramisega ma saan väga palju mõjutada edasi-tagasi suunas ja vasakule-paremale suunas isegi täitsa mitu sentimeetrit. Aga enda lohutuseks ütlen, et hea on, et see tehtud sai, sest võib-olla on vaja seda mootorit veel ühel hetkel sättida, et kardaani jooks näiteks paremaks saada või mida iganes, et siis ei pea tulevikus sellega tegelema. Nii et kui see kõik tehtud sai, siis sattusin hoogu ja kell oli märkamatult 4 öösel ja auto oli koos tagasi ratastel. Esisild sai külge, kardaan sai külge, nii et nüüd on rool esiratastega seotud ja Vantvell tagaratastega seotud ning moe pärast panin siia ka bumperi külge. Võtsin ta pukkidelt maha, et natukenegi motivatsiooni juurde saada. Koilid timmisin enam-vähem paika, kuidas olla võiks. Piltide järgi tundub, et ta istub praegu paar sentimeetrit madalamal kui vana setupiga. Võib-olla lasen sentimeetri veel, aga mitte rohkem. Tundub suht ideaalne. Aga tegelikult mul oli vaja lihtsalt autopukkide pealt ära saada, et teda siin ajutiselt seinana kasutada. Aga
see selleks. Ja nüüd on käes see pidulik moment, kui sain võtta kätte valge markeri, et lõpuks teha checklist tuuleklaasi peale, mida ma olen tahtnud juba eelmisest aastast saati teha, aga varem ei olnud teda mõtet teha, sellepärast et ilmselt oleks see list olnud liiga suur ja hoomamatu või liiga lühike ja pealiskaudne. Nii et nüüd, kui me tõesti juba hakkame lõpule lähemale jõudma, siis oleks paras aeg märkida siia ära, mis on vaja teha esimese käivituse ja sõidu jaoks. Summutit ma siia kirja ei pane, sest see neid mõlemat ei sega. Nii et hakkame pihta. Esimese asjana võiks teha, ja üldse mitte tähtsuse järjekorras, võiks teha karteri tuulutus. Nagu ütlesin, tuleb see jama siit ära kaotada, tõmmata mõned voolikud ja panna catch-can. Teiseks tuleks teha õlifiltri relocator. Nendel mootoritel on õlifilter eraldi korpuses ja ilge suur kobakas, nii et müüakse vaheplaati, et saaks panna otse ploki külge filtri. Nii et see on suht lihtne asi. Osta ja pane külge. Järgmiseks tuleb teha ära kütuse torustiku lõpp. Enne näitasin auto küljes, kus torud lõppevad, nüüd tuleb minna edasi voolikute peale. Mis veel? Siis tuleb ära teha roolivõimu voolikud ja roolivõimu mahuti. Siis tuleb õhufilter teha või mitte teha, vaid osta ja külge panna. Ilmselt võtan 7 cm õhufiltri, mis läheb siia ja MAF külge ja juba ongi sisse laskes. Kuna nüüd on kõik pidurid küljes ja sidur küljes, ehk siis kõik pansod on ühendatud, saab järgmise asjana brake bleedi teha. Järgmiseks kogu veering ehk radikas, ventikas, paisupaak ja torustik. Panen lihtsalt cooling, sest on liiga palju asju, aga iseenesest üsna straightforward ning jätsin hetkel viimaseks tegelikult kõige olulisema, milleks on aju ja juhtmestik. Juhtmestik on mul seal kuskil kastis, aju mul ei ole, nii et sellega hakkan tegelema esimese asjana ilmselt, et tellida vajalikud komponendid, kas mingisugune adapterkit või mis iganes, pärast midagi puudu ei oleks. Ja selline nimekiri peakski meid esimese käivituse ja sõiduni viima. Nüüd aga, kuna täna on 21. detsember ja video alguses ütlesin, et 10 päeva pärast tõmban võitja loosile, siis 31. detsembril aasta viimasel päeval ma seda ka teen, nii et tee kõik, mis ma soovitasin video alguses ja võida endale nupp. Ning ühtlasi veel mainiks ka ära, et kuna täna on aasta kõige lühem päev, siis selle käesoleva aasta kõige pikemal päeval leidis aset üks tore sündmus Emajõe Suursoos. Nii et kui sul on kõrvad ja kuulmine ja meeldib hea ilus majamuusika, siis viska mu teisele kanalile ka pilk peale. Häid jõule ja näeme jälle!